tere tulemast kuulama ja mõnede puhul ka vaatama järjekordset Rattalõvi podcasti, mille järjekorra number on juba ammu sassis, sellepärast et vahepeal siin Rene Mandri tegi nii palju lülitusi, et süda laulis, et rattateemad ühelt poolt on nii hästi kajastatud ja teiselt poolt võetakse nii avasüli vastu, aga ma ise arvan, et meil võiks olla näiteks 8 podcasti sari ja me teeme minu arvates väga olulise sellise pöörde, et kui ma ei eksi, siis meil on täna esimene saade, kus meil on külas, tegelikult ma eksin, aga balansist on veel nagu jupp maad puudu, meil on külas jalgrattur ja täna meil on suur rõõm, et meil on tulnud siia mõtteid vahetama ja minu arvates ka meie maailmu avardama Hanna Taaramäe. Ja kuna meil pole publikut, siis suurt aplausi ei ole, aga meie 8 teeme. Ja ma arvasin, et sa ütled, et esimest korda on koer stuudios. Seda ka, aga ma seda tahan näha, ütleme, ta on sülekoer. Seega ma arvan, et ta tegelikult jalgratta asjadest teab üsna vähe. Ma tahaks näha, et tal kiivrid peas kasv või midagi sellist, siis me võtame ta nagu ratturina vestlusesse. Aga ma arvan, et ta sekkub täna. Nii et kõik on väga hästi. Ja esimene teema. Oota, ma segan vahele. Ma arvan, et see koer teab rattaasjadest rohkem võib-olla, kui me siin kõik kokku. Mina igal juhul. Aga mul on väga hea meel, et minuga on siin koos üks minu arvates Rattalõvi saatesarja ägedamaid saatejuhte Rene Mandri ja Reigo Ahven ja Reigo Ahven ka, mis seal ikka pattu saata tõesti, ja mul on esimene teemapüstitus ennem kui me läheme totaalselt detaili on see on nagu tõdemus, ta ei ole nagu nii palju küsimus, aga ma proovin sealt välja raalida ühe küsimuse ka, et täna on esimest korda, kui ma tulen siia salvestusele autoga ja ma tulin mingitel kahtlastel põhjustel, muidu ma tulen siia alati rattaga, see oli lubadus, et ma tulen alati rattaga ükskõik mida sealt taevast ka alla ei saja. Ja see on esimene kord, kui ma jäin totaalselt hiljaks. Sul oli seljal nahkmärg ennem, sa ütlesid? Muidugi, sellepärast ma pabistasin. Okay. See Lamborghini siis maja ees on ikkagi sinu oma? Muidugi. Selge. Aga see ei ole praegu nagu ütleme kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et oleks ma tulnud rattaga, ma teaksin täpselt, kuidas ma aega pean planeerima, mul oleks olnud tuul juustes, tuju hea, ma oleks olnud õigel ajal kohal ja selle saate sarja produtsent Toomas Oljum oleks osutunud mulle seda au ja patsutanud sõbralikult õlale. Aga nüüd tuli välja, et jäi nii liaks. Kuidas teil muidu läks ka? No ma tea, alustaks Annast võibolla, kuna külalisena me siin Anna-Karina toodud, siis alustaks Annast ja uuriks kõigepealt, et sa enne mainisid, valimistega on siiamaani juba, aga palju, Anna, sina oled märganud siis rattateemalisi lubadusi sinu kodukandis või selle läheduses, kas on hakkab midagi silma ka? No rattateid põhimõtteliselt lubab seal iga kas siis valimisliit, et seda on, aga ma arvan, et seal võib olla mingi kilomeetrine jupp tõesti võib järgmise paari aasta jooksul kuskil valmida, aga see on ka kõik ja siis pannakse see kaunis plakat, et see rattatee valmis Euroopa Liidu rahade eest ja siis see plakat on seal mingi 20 aastat ja vald on jube uhke selle üle, et selline kilomeetrine jupp rattateed tehti. Tõsi, ta on see natukene teatud olukordades meenutab kindlasti. Aga Tallinnas on vist palju parem see seis, Reigo, või? Sa oled kuulnud midagi velotrekki lubatakse sulle siia areenaga koos või ei lubata või? No velotrekiga on mul selline side, et see on nagu minu jaoks veidi, nagu oleks see, kui tehakse veel üks kurlingu väljak, ehk et see on väga lahe ja ma elan täiega kaasa, aga minu elus muudab see suhteliselt vähe. Küll aga ma käisin kahjuks Taanis ja Taanis oli selline olukord, et ma vaatasin, et taksoga saan ma lennujaamast sinna, kuhu ma pean minema 54 minutiga. Jalgrattaga 32 minutiga. Ma võitsin ratta ja võitsin aega ja kulutasin kalorid ja oli tohutu tore ja ma
liikusingi rattaga spetsiaalselt 4 päeva järjest. Ma ei kasutanud ühtegi teist liiklusvahendit ja igale poole ma sain. Ja kui ma tulin selle sama suhtumisega kohe nagu värskelt selle kogemusega, tulin Tallinnasse, siis tegelikult Tallinna rattateed on sellist, ta ei ole üldse sidus. Ehk et ta kogu aeg lõigatakse niimoodi läbi, et nagu korraks ikkagi, kas nüüd kord kilomeetris või kord 1,5 kilomeetri tagant on eluohtlik olukord, kus keegi tegelikult täpselt ei saa aru, kus see ratas peaks siis minema. On ju. Ja siis paned silmad kinni ja loodad, on ju, et kiiver peab vastu. Et ma tahtsin Anna sinu käest küsida, et mis paneks sind, kui me nüüd valimiste päeval siin tahame eetrisse minna, näiteks siin korraks käis huumoriga pooleks selline mõte läbi, et mis paneks sind poliitiku peale või poliitiku valimise peale siiralt mõtlema, missugused peaksid olema need lubadused, mis sinu arvates ühelt poolt on nagu realistlikud ja teiselt poolt on nagu piisavad, et meie kui rattahuvilist elukvaliteet tõesti tõuseks? No ma korra segan vahele, Anna elab vee ääres, tal tegelikult Tartusse on suhteliselt lihtne tulla, hüppab paati, annab aerdega minna või vesiratas veel parem ja ongi kohal, on ju, et pole mingit rattateid vaja. Igale lapsel on vesiratas, näiteks, nii ei lähe. Ma ei tea, poliitikud, ma selles suhtes olen neutraalne poliitika osas, et see on teema, mis ilmselt iga inimest ajab teatud ajahetkel päris keema ja närvi. Oleneb, kui palju siis üldse sellest ühiskonnast ja riigist hoolida, aga mina arvan isiklikult, et ei olegi oluline näiteks ratturina lubada neid kilomeetreid siis kergliiklusteid, vaid pigem just seda kogukonna kaasamist ja neid mõttetalguid, kus siis saaks need head ideed päriselt alguse, ideed, mis siis ka kannavad seda kogukonda edasi. Huvitava teemani ja jõuame siit minu arust kohe, et kuidas koduse poliitikaga läheb, et kuidas seal kaasamisega on, et Rein ehitas Rondasse maja, ma saan aru, nüüd ta on Jaapanis, ehitab sinna ka, et hakata mööda maailma reisima või kuhugi nagu jätta paikseks või kuidas need projektid ütleme sind tõmbavad? Ma ausalt ütlen, ma elan päev korraga, et eriti just elukutselise jalgratturi naisena ma olen kõik need 15-16 aastat elanudki päev korraga, sest ma ei tea kunagi, mis see järgmine päev toob ja ka siiamaani, aga pigem ma ütlen, et näiteks mina enda kodukohas ei tunne, et ma oleksin kuidagi valla arengusse kaasatud. Samas kui seal Rwandas olles Rein ikkagi tunneb seda, et seal kuidagi see on hoopis teistmoodi see lähenemine inimestele. Väga põnev. Päris müstiline. Aga kui sind kaasataks, siis mis oleksid need postulaadid, mida sa justkui nagu alla jooniksid. Sellepärast, et see võib viia meie vestluse praegu sellisesse kohta, kus mitte ainult sinu koduvald, vaid paljud teised vallad saavad väga olulist sisendit. Et ma arvan, et paljud vallad, ma ei ütle, et mõrvaks selle eest, aga igatahes annaksid väikese sõrme, et neil oleks Anna Taaramäe, kes annab tagasisidet ja aitab siis võib-olla nendel otsustajatel inimesi aidata. Hästi põnev on see, et Tartu ümber meil nüüd järjest enam on tegelikult neid rattateid ja kergliiklusteid kerkinud, aga mingi hetk meil on Tartus selline lõik nagu Luun ja Auvere tee. See on hästi kitsas tee, seal sõidavad rekkad, kes siis ei ole linna sisse tulnud, vaid läbivadki siis seda Tartu linna nagu ümbersõidu kaudu. Ja ometi käib seal rattureid sõitmas, aga see ei ole ikkagi nagu number 1 tee, kuhu minnakse, sest see on nii kitsas ja selline ikkagi ohtlik. Ja siis, kui mingi hetk oli vist seal teema, et äkki sinna tuleks rattatee või kergliiklustee, siis käidi tegemas järelevalvet, et palju seal siis neid kergliiklejaid on ja siis oli see, et 0. Ja miks me peame siia rajama? Aga miks see on 0? Sellepärast, et see on ohtlik, inimesed ei lähe pea ees kõige ohtlikuma tee peale sõitma, valitakse ikkagi sellise rahuliku liiklusega teed. Aga kui see tee oleks seal, siis ma kujutan ette, kui palju inimesi, kes seal lähedal taludes elavad, ikkagi võib-olla vahetaksid kas või, ma ei tea, külla teisele inimesele küllasõiduks selle auto hoopis ratta vastu või siis tegelikult meil
Tartu ja see Tartu ümbrus on nii väike, et seal saab need rattasõidud jumala mugavalt teha ka kaugemast nurgast ära sinna linna. Jah, väga õige, nii et kui sind kaasatakse, siis sa tegelikult siiski väidaksid, et tuleks luua neid keskkondi, mitte vaadata külmalt mingitele numbritele, hetkenumbritele otsa. Ja, täpselt. Väga õige, et kas sina, Rene, oled käinud Taanis näiteks, Kopenhaagenis? Olen ikka käinud. Kas võttis karbi lahti, missugune see rattakultuur seal on? No karbi lahti võtab nii mõneski kohas, mitte ainult Kopenhaagenis, aga tõsi ta on, et see on võib-olla selline helesinnine unistus ühele eestlasele. No ei tea, eriti tallinlasele, et täna tekkis lennujaama juures mul tunne, et siin ei ole ratast vajagi. Et siin saab jala ka ju hakkama, sest autorivi oli lihtsalt ühe koha peal nii pikalt, et reaalselt oli vaatasid 3 kilomeetrit minna, GPS näitab 17 minutit, ma olen päris väleda jalaga ka. Mõtlesin, kuule siin hakkan astuma ja olen ka kohal, et ei ole hullu midagi. Väga hästi. Ei, põhimõtteliselt autodest kiiremini saad sa roomates ka, mul on tunne, et ei pea isegi jala panema neid tagajalgadega. Aga et Hanna, mina olen sellises hämmastavas olukorras, et ma tegelikult olen ikkagi nagu ohutu vigurvänt. Ma tegelikult rattaspordist kui sellisest tean üsna minimaalselt. Ma olen lihtsalt ratta huviline ja ma olen ratta turvalisuse huviline. Aga üks asi, mis me tegime nüüd oma perega, sellepärast, et meil kästi, oli see, et kõik panid endale munakoored pähe, võtsime oma 6-aastase tütre ja 9-aastase poja ja pidime siis platsi peal 8 korda 45 minutit harjutama nendega. Et oleks turvaline lülituda liiklusesse ja siis üks ülesanne oli, et nagu pardi pere peame sõitma siis natukene mööda linna ka, et kõigepealt vaadata, et kas me saaksime koos ratastega sõidetud ja et siis natukene seirata, et kas lastel jäi midagi 2 kõrva vahele ka sellest harjutamisest, on ju. Suuna näitamised, kõik asjad. Ja see tekitas mul sellise küsimuse, et kuidas sina, võib-olla millal sina avastasid, et sina ilma jalgrattaspordita oma elus elada ei oska ja et see ei ole lihtsalt niisama, et ma lähen poodi või kirikusse või ujuma, vaid et sa tahadki selle rattaga ja rattaspordiga oma elu siduda. Et kas sa saaksid natuke rääkida sellest, kuidas sa kujunesid rattasportlaseks? Mõtlen, kus ma alustan. Alustame sealt võib-olla siis, et kuskil oli treening kuulutus, sest sa läksid esialgu trenni või sa olid juba selline kõva rattaga liikleja ka enne trenni minekut? Tegelikult kõik see alguse Annelinna 1 korda 4 meetrit rõdult, kus mul oli punane 3-rattaline, kus ma sõitsin edasi-tagasi. Ma ei kujuta ette, kuidas ma seal ringi isegi pöörasin, aga kuidagi ma pöörasin seal ringi ja seal ma sõitsin rattaga ja sõitsin niimoodi, et kui 1 kord oli Tartu kesklinnas 1 rattavõistlus, siis selle ma ka 3-aastane Hanna võitis selle ära, sai poodiumiga kõrgemale astmele tõusta. Nii et ju sealt mingine rattapisik on sisse jäänud, aga siis tegelikult 2-rattalisega ma õppisin sõitma üldse siis, kui ma olin äkki 10, 11. Väike vahe jäi sisse või panid nii kaua 3-rattasega? Ei mäletagi enam seda, aga jah, mul, kuna ema on mind üksinda kasvatanud, siis meil ei olnud ka võimalust mingi rattaid niimoodi soetada omale ja siis kuna see ei olnud selline primaarne asi, siis see kuidagi jah, oli kõrvaline teema minu jaoks, aga siis kuskil 12-13 aastaselt minu väga hea sõbranna isa ja vanaisa sõitsid alati neid Tartu rattaralli ja Tartu rattamaratoni sõite ja mingi hetk ma hakkasin siis sõbranna perega kaasas käima. Mul oli ema alumiiniumraamiga klassik, mis kaalus minu meelest, ma ei tea, mingi 17 kilo või, mingi mega raske. Mul oli säästumarketist ostetud kiiver peas, suvalised retuusid jalas ja siis ema sõbrannalt saadud mingi 4XL Saksamaa kaltsukast pärit mingi rattasärk oli seljas ja siis ma hakkasin niimoodi sõitmas käima ja siis 2006 aastal ma leidsin Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi siis rattaosakonna treeneri telefoninumbri. Mul oli kogu kõne kirjutatud vihikusse üles, mille ma siis lugesin sellele treenerile ette ja siis ta ütles, et tule baasi kohale.
Esimene kord, kui ma siis läksin baasi, oli 14 või 16 september 2006 ja ma arvan, et see sama päev oli ka see päev, kui ma sain aru, et rattasport on minu spordiala, sest et noorena mina olin see laps, kes käis 10 erinevas treeningus. Käisin seal pool aastat, ükski treening ei olnud see, kuhu ma nagu oleks jäänud pikemaks, aga rattasõit oli midagi sellist, mis mind kohe ära võlus. Kuna ma eeldan, et sinu esimeseks treeneriks siis oli Jüri Kalmus. Tegemist on siis legendaarse ja tunnustatud treeneriga noorte rattaspordi maastikul. Kuidas Jüri treenerina oli, et millised jäljed ta sinusse jättis või mida ta sulle õpetas, on sul midagi meeles ka? Ma arvan, et Jüri Kalmus oli parim treener, kes võiks olla ühel tegelikult noorel esimeseks treeneriks. Ta oli selline karm, konkreetne, ikkagi vanem meesterahvas, aga ta on ju ka meie esimese olümpiavõitja Erika Salumäe treener olnud. Et temas ikkagi oli midagi sellist, mis nagu tuli ja kuidagi jäi minusse sisse. Need mingid tõekspidamised või arusaamad ja see, kuidas ta nagu üldse tegelikult 2006-2007 see aeg oli täpselt see, et minu käest küsiti tihti, et kas sul nagu mingi see parema spordialaga ei ole võimalik tegeleda, et miks nii ilus tüdruk sõidab rattaga. Ehk siis rattasport oli tol hetkel ikkagi nagu nii meeste ala, et need tüdrukud, kes me siin trennis käisime, siis meid vaadati ikkagi natukene sellise kõõrdis silmaga, aga ja no seal samas Tüski baasis ka oli meid kuskil 5-6 tüdrukut ja siis treener Kalmus alati tegi kõik, et tüdrukud oleks hoitud, et nad saaks rahulikult käia pesemas ära, hästi hoidis tüdrukuid ja ma arvan, ka see on väga oluline, kuidas siis ma sinna rattasporti ikkagi jäin, et ma tundsin, et treeneri poolt olen hoitud. Aga hea, sest ma tean, et paljud poisid ei julge kõnetada, helistada, rääkida või räägime minevikust siis julgenud. Kui sina vihikust oma kõne ette lugesid, siis sul veel ei olnud seda teadmist, et sellist Jüri Kalmusele, kes on Erika Salumäe treener, ega? Ei olnud, jah. Kuna see teadmine sinuni jõudis ja kas ka noorena see kõnetas sind siis mingil määral, et näete, et ikkagi Erika on kuhugi jõudnud, ma tahan ka kuhugi jõuda või sa niipidi kunagi ei mõelnud, et sa tahad tippsporti välja jõuda? Ma võib-olla niipidi tõesti kunagi ei mõelnud, sest et nagu ma ütlesin, siis naiste rattasport tol hetkel ei olnud selline, nagu ta on meil täna, et meil on tüdrukutel oma koondis, naistel oma koondis, siis oli lihtsalt see, et tore, kui tüdrukud said siin Eestis sõita, oli kõik hästi. Ja ma pigem ei osanud unistadagi kuskil, ma ei osanud isegi unistada sellistest kohtadest nagu Hispaania, nagu praegu meil on, kus kõik käivad rattaga laagris, meil sel hetkel ei olnud sellist nagu võimalust. Et tõesti ma siis küll ei näinud, et minust võiks saada mingi, ma ei tea, tulevikus ainult nagu jalgrattur siis tööalaselt. Aga palju sul treenerid üldse olnud on? Jüri oligi sinu ainukene treener tollel hetkel ja nüüd hiljem oled sa ka siis mõndade treeneritega koostööd teinud, küll natuke võib-olla teise suunaga, sa ise oled ka juhendaja ja treener nüüd selles justkui teisi naisi siis suunamas, et palju neid treenerid sinu elus olnud on üldse kokku? Tegelikult Jüri kõrval oli siis Laura Lepasalu, kes oli tol hetkel samamoodi ise võistlev rattur ja kuna ta oli minu meelest õppis ülikoolis sel hetkel või oli ülikooli minemas, see oli nii ammu aega tagasi, ma enam ei mäleta, siis tegelikult Laura oli see, kes siis Jüri kõrvalt nagu meid ka juhendas seda tüdrukute gruppi, aga lihtsalt kuna mina sain nagu seal kohe, ma läksin päris vanalt ikkagi rattatrenni, et siis ma läksin sinna juunioride klassi, kus Jüri võttis siis üle. Ehk siis Laura Lepasalu on ka olnud minu treener ja Laurale täpselt samamoodi nagu väga, väga super, et ühel tüdrukul on olnud tegelikult rattaspordis naistreener, see on minu meelest tõesti, ta näitab ikkagi teist sellist nurka ka selles alas ja hiljem mul, kuna ma vahetasin klubi, siis mul oli ka teises klubis aasta aega lihtsalt teine treener ja rohkem mul treenereid olnud ei ole tõesti. Neid inimesi, kes siis ütlevad mulle, et nii täna sõidad tund aega ja nii on. Ja hiljem tõesti nüüd paar aastat olen teinud koostööd 2 väga tubli rattatreeneriga, aga siis hoopis teises formaadis. Ja sa ise oled ka mõnes mõttes nüüd treener, juhendaja või sa ise ennast ei tunne sellisena? No kuna mul ei ole seda kutsetunnistust käes, siis ma ei nimetaks ennast treeneriks, aga ma nimetan ennast julgustajaks. Ma arvan, et see on ka võib-olla selline tänapäeva amet. Ja kuidas siis julgustamisega läheb? Ma arvan, et läheb väga hästi. Nähes, mis
paari aastaga siin Eestis ma ikkagi teinud olen, siis ma arvan, et ma ei taha endal mingi rinda kummi ajada, aga see kuidagi, ma näen lihtsalt, et see, millega ma mingi hetk tegin lihtsalt täiesti siirast südamest algust, on kasvanud millekski väga ägedaks siin Eestis. Aga võib-olla tutvustad, mis on need naised, kes tulevad, ma tegelikult tunnistan, et näiteks mul kodus naine siis. Ma sõitsin rattas, sain tuttavaks, kui ma olin veel sportlane. Ja ta ei hakanud rattas sõitma, eks ole. Ei olnud tema värk. Ja tuleb tunnistada, et minu arvates on Hanna nagu eeskuju oma Instagrami postituste ja kõige sellega ka tema nagu tõmmanud sinna välja, et mul tekkis julgus talle osta gravelratas 2 aastat tagasi jõuludeks. Ja ta on isegi sõitmas käinud ja isegi mõne üritusel juba käinud, et sellele eeskujul, et ma aplodeeriks Anna, et ka kuigi ma omast arust nagu võiks ka see eeskuju olla, siis ei, see ei sobi. Just nimelt peabki olema Hanna-Karoliina, kes tuleb ja tutvustab ja kaasab ja naised hakkavad rattaga sõitma. Aga mis on need esimesed mured või mis on need esimesed küsimused, kui see, ütleme, uus naisterahvas tuleb sinu jaoks uus, et ma nüüd tahaks ka proovida grupis sõita või teistega tulla, kus see kõik alguse saab, mis on tema nagu need mured või mis on see koht, mida nad tahavad õppida või mida nad vajavad esialgu, et mida sa ise näed või ongi see julgustamine lihtsalt, et lähme teeme ära, et vahet ei ole, kui kiirelt ja kuidas ja võime rahulikult võtta või mis on need mured seal? No kuna eks ole, ma teen seda kõike ka Instagramis, julgustan inimesi läbi Instagrami, siis võib-olla selline nagu kõige levinum või laiem mure üleüldse naistel on ikkagi see, et kuidas ma tean, millist ratast valida. Ja kui see rattahooaeg on meil nagu tipus, siis see tähendab, et minu postkast on reaalselt niimoodi umbes, et ma vahepeal mõtlen, et palun võtke keegi see postkast üle, et ma ei jõua lihtsalt vastata. Ja ma ei ole ka see inimene, kes teeb stampvastu, siis saadab nagu kõigile seda. Et kindlasti see... Sa peaks oma postkasti mõnele rattapoele maha müüma vist. või teine variant on, ma olen kuulnud, Raivo Inn pani potid vastama. Lihtsalt koolitad välja enda moodi seda vastama ja siis... ütledki, mina usun nii ja siis ta sõnastab ja paneb rattaga sõita. Seda ma isegi praegu vaikselt teen, Instagramis on mingi võimalus olemas, aga jah, see rattavalik on esimene probleem ja siis on ikkagi see julgus sõita siis maanteel kõrvuti kellegagi. Et seal nagu algul tuntakse hirmu selles osas, et kellegagi lähedal sõita, siis kardetakse neid autosid peab kartma, aga seal on ka omad nõksud nagu ikkagi, et sa pead ise ka enesekindel seal ratta peal olema, kui sa niimoodi kardad neid autosid, siis tegelikult ei ole, võib-olla mingi muu ala ikkagi. Aga ma saan aru, et siis see ei olegi põhimure, mis nüüd mul on, et ma ei tea, kas ma jaksa, ei ole hea, läheme harjutame grupis sõitu, kus te lähete nüüd, oodake, ma ei jaksa, te peaks peatuse, et seda naised ei karda. Pigem mitte, sest näiteks need sõidud, mida mina Tartus siis olen korraldanud, seal ongi esimene või tähendab siis seal on lause või tingimus on see, et sõidule on oodatud algajad ja seal ei ole lauset, et kedagi maha ei jäta, sellepärast et tegelikult mingi treenitus peab all olema. Ei ole nii, et 10 aastat olen istunud diivani peal ja nüüd mõtlen, et lähen sõidan rattaga, sest paratamatult nii, kui on tagant tuul, kiirust natukene tõuseb ja kui sa ei ole sellist sõitu teinud varem, siis see on natukene selline, et kui 0 kilomeetri pealt tuleb peale, et siis võib natuke raske olla, aga pigem ikkagi need keskmine kiirus sel sõidul on täpselt selline, et kõik jõuavad ilusti ära sõita ja nad näevadki, et kui me paneme seal keskmiseks kiiruseks, et see on algajate sõit ja 25 kilomeetrit tunnis, siis on algul see, et mis asja ta algajad 25 kilomeetrit tunnis, sest et üksi nad sõidavad 20-22 kilomeetrit tunnis, aga kui nad tulevad gruppi, siis seal tulebki see grupisõidu eelis välja ja juba mõistetakse, miks on hea grupiga käia, sellepärast et sinu jaoks see üksi 20 kilti tunnis on tegelikult grupis nagu 25 kilomeetrit täiesti okei. Väga lahe tahaks proovida. Naistega koos trenni. No ütleme, võib-olla tõesti. Ei, mina ei diskrimineeri, ma võin ükskõik kellega koos trennis käia. Mul oli lihtsalt selline küsimus, et nüüd on ju udupeened elektrirattad, et kui keegi tuleb elektrirattaga sinna, siis sellele kuidas vaadatakse, et kui kellelgi oli kahjuks raha ühe ampleri jaoks ja midagi teha pole, teist ei jaksa kõrval osta.
no seal. kas küsimus on see, kas see on rohkem nagu julgustama sporti tegema või julgustama läbi siis ratta kuidagi nagu suhtlema, suhestuma liiklusega nagu õppima mõnes mõttes nagu seda tehnikat ja võib-olla mingit staaminat? Või kõigist saavad rattasportlased? Seal ikkagi minu fookus on naistel, kellel on maantee või graveli-rattad. Ehk siis see võib olla elektriratas, aga lihtsalt oluline ongi, et ta oleks siis maantee või graveli lenksuga. Et seal on selline tingimus. Päris lahe. Aga et kas sa julged äkki siin pool otse-eetris öelda välja, Motu tahab vett Motul vist. Mott on maas, ta tahab. Mulle tundub, et tahab vett. Tule siia kõllikene, mul natuke on. Tõsi. Mina jagan hea meelega. No näed, teine asi kohe. Aga siia vahele kohe küsimus, et kui graveli rattaga, kui paljud sellest grupist või kui paljud on juba jõudnud eelnevalt Tartu rattamaratonile näiteks, ennem kui nad ühinevad sinuga, või kui paljud nendest pärast siis lähevad rattamaratoni sõitma, et on saanud julgust juurde või koguni rattarallit maantele? No Motu vali ära, ühe klaasi juba jõid tühjaks, nüüd teise ka joome. Motu, sulle tuuakse oma klaas. No lase teine ka tühjaks, ei ole midagi. Ma ei tea, see on mingi Tallinna fessi vist siin või siis Motul on see, sa tead seda ratturite mentaliteeti, kõik mis on tasuta, seda tuleb võtta. Ma ei teadnud, ma mõtlesin, et see on lihtsalt üliõpilaste. See on ratturite ka, Motu on ratturite koer, et siis ta on välja koolitatud. Nii, aga tegelikult sinna nendele naiste sõitudele ikkagi on tulnud, esialgu ikkagi tulevad need naised, kes ei ole kunagi võistlustel käinud. Võib-olla tuleb ka siis naisi, kes tulevad meherattaga, sest et veel ei olegi endal ratast, aga on kuidagi saanud selle sadula alla lasta, eks ole. Ja ikkagi tulevad sõitma ja selliseid võistlevaid või võistlustel käinud rattureid pigem ei tule. Ja kui palju on seda, et kas liikluses orienteerutakse, et liiklusreeglitest saadakse aru ratturina siis või ollakse natukene autojuhi rollis või lihtsalt see kartus on see, mis võib-olla ka ei soosi nii väga liiklusreeglite jälgimist, kui pigem ikkagi vaataks eelkõige oma enda elu eest ja siis hakatakse muud jälgima. No Mott on meil suht aktiivne siin. Las ta olla, väga tore. Ta on õiges kohas. Õiges kohas. Nii. Kuidas ma nüüd alustan sellega? Miks ma neid naiste rattasõite tegema hakkasin? Ma ei hakanud neid sellepärast tegema, et mul on endal jõhkralt palju vaba aega, et lihtsalt käia tiksumas neljapäeva õhtuti 25 kilomeetrit tunnis 3 tundi. Või selles suhtes mul tuleb sinna stardipaika ka veel omal sõita, eks ole. Ma hakkasin neid sõite tegema sellepärast, et minus on mingi väikene õpetaja geen sees. Kunagi noorena ma tahtsin õpetajaks saada, õnneks tuli õpetajate päev, kui ma olin enda algklasside juhataja asemel ja siis ma sain aru, et parem on, kui mina hoian koolis kaugele. Aga siis see õpetaja või õpetamisgeen jäi minusse alles ja ma tundsingi, et ma tahan nendele naistele anda need teadmised ja oskused ja baasteadmised rattasõidust edasi. Ja kui ma üldse esimesi neid sõite tegin siis 3 aastat tagasi, siis me tegelikult olimegi Parklal platsil ja nagu kõik käemärgid, kuidas tuleb näidata auku, kõik asjad said läbi tehtud. Lisaks veel omakorda, mul on videot tehtud sellest, et ikkagi inimene saab see sõitja, kes tuleb, et ta ikkagi saab aru, mis on need meie käemärgid seal grupis ja kuidas me siis käitume, kui autojuht tuleb. Sa oled ka laagrid neile lausa korraldanud, et need 12 treenerit, kelle nimed teed meil mainimata, kui ma nüüd ei eksi, siis Silver Schultz ja Andri Leebedev, eks ole. Täpselt. Ja mis fookusega need laagrid on siis naistele, mida te seal teete? Eelmine aasta Silver ja Andri talvel pöördusidki minu poole, et kuule, et võiks teha ju koos mingi see laagri naistele, mis oli väga huvitav idee, sest tegelikult ju tavaliselt saadetakse lapsi laagrisse. Ja kes see läheb nagu 35 või 45 aastaselt rattalaagrisse 0 kogemust
kõik on võõrad inimesed ümber, mitte kedagi reaalselt ei tea ka, päris ebamugav on ju. Et peab sellisest mugavustsoonist välja astuma, mida me väga ei taha teha. Aga esimene aasta näitas, et reaalselt üle 40 naise tahab sellest mugavustsoonist välja astuda. Saad aru, meie väikses Eesti riigis on 40 naist, kes ei ole veel näiteks rattaga sõitnud ja nüüd nad tahavad rattaga sõita, kui nagu spordiga tegeleda. See on minu meelest nagu vau. Mul tuleb kohe küsimus. Mina ei tea üldse keerulisemat kombot, kui on naisterahvas ja jalgrattakiiver nagu kokku saada. Et see on nagu konkreetselt nagu 2+ magnetit, no lihtsalt maailmas pole seda jõudu, mis paneks naisele kiivri pähe. Ja miks? Sest see ei sobi. Ja teine asi on soeng. Et noh, et kujutad ette. Ja mina ei oska seda muud moodi lahendada, kui ma olen ikkagi proovinud öelda, et kiiver sobib kõigega. Et lahtine koljumurd, vaat see ei sobi paljude kingadega näiteks või käekotiga. On ju, aga et kiiver sobib kõigega. Aga kas sinul on siis selline autoriteet, et kui naised tulevad, siis see on põhimõtteliselt vaikimisi selge, et kiiver peab olema peas, sest 25 kilomeetrit ilma selle raudkapslita ümber sinu ringi tuiseta, see on juba ikkagi ohu olukord. Või kas sul on mingid aita mind, kuidas see käib? No näiteks need samad naised, eks ole, kes laagrisse tulevad, et tegelikult neil kõigil on ju see sportlik eesmärk ja ikkagi täna rattasport võrdub kiivri kandmine. See probleem, millest sina räägid, tuleb siis, kui me räägime linnasõidust, kui me kasutame linnasõiduks enda ratast, kui me kasutame korviga ratast, et linnas käia kuskil turul või mis iganes. Nägin ise sellel aastal, sain omale ägeda täpilise klassik linnaratta, tuiskasin mööda Tartut sellega ringi, ilus kleit seljas, ilusad kingad jalas, üks mees siis pani tähele neid kingi ja siis ta ütles, et väga ilusad on. Ja siis käekott seal korvis ja mul oli kiiver peas. Ja siis ma vaatan neid teisi, kes tulevad kiivrita ja ma ei saa aru. Ma tõesti ei saa aru, aga see on iga ühe enda valik. No jah, vaata, sportlane on harjunud sellega, et ta peab selle kiivri pähe panema. Aga ega sportlase kolju ei ole kõvem? Ei, kindlasti mitte. Lihtsalt ma saan aru, et siis tal on juba, ütleme, natukene emapiimaga kaasa antud, et tal on seda pähe panna, aga kui mul on ilus soeng tehtud, siis see on ju kõige tähtsam. Ja kuidas sa siis hakkad seda kiivriga rikkuma? Aga kas siis need naissportlased, nad ei saagi lubada endale neid soenguid, mida paljud teised lubavad? Ma ei tea, no mis soengutega need naised siis ringi käivad, mul on praegu küsimus, et need nüüd nii uhked on. Et kas see on mingi... Ma ei oska ka öelda. Tupeeritud. Okei, no siis ma ei tea, minu meelest tupeeritud soeng. Ma ei tea, kuidas ma üldse tean sellist sõna, aga no tavai. Aga minu meelest tupeeritud soeng on eriti kiivrikindel kuidagi. Aga... Paned kiivri siin peal. Jah, täpselt. Et ma ei tea, no ikkagi nendel spordiratanaistel on ikkagi see, et hobuse saba, siis sealt kiivri vahelt ja selle rihma vahelt läbi punupats või siis krunn. Ma ei tea, nagu nii või sa higistad, nagu nii peab pesema minema, et nagu ratta sellistel spordinaistel ei ole kindlasti kiivriga mingit teemat, aga jah, see tuleb kiivri mitte kandmine tuleb mängu siis, kui asi muutub linnasõiduks ja tavariided. Ja ma ei tea, ma lihtsalt ütlen, et nagu igaüks võiks mõelda lihtsalt sellele, mis meil on kõigil üks pea ja kui see saab paugu, siis noh, midagi ei ole teha. Ja noh, klassikaline lause, mis järgneb sellele, kui juhtub mõni õnnetus, on see, et ma ei osanud arvatagi. Ootamatu. Kuule, õnnetused väga harva juhtuvad nii, et täpselt nii nagu plaanisid, nii juhtus on ju. Ja tead, see on tegelikult see, et öeldakse ka veel, aga ma sõidan ju linnas nii aeglaselt. Millised õnnetused on kõige hullemad, mis juhtuvad, ongi need väikse kiiruse pealt juhtuvad õnnetused. Et nagu sõidavad vöörtuuris ratturid 90 kilomeetrit mäest alla, panevad maali, lihtsalt lendavad võib-olla, ma ei tea, sinna kuhugi võssa, pühivad tolmu maha ja siis sõidavad edasi, aga kui tihti on olnud ikkagi selliseid
õnnetusi, kus ongi, ma ei tea, jalad jäävad sinna pedaalidesse kinni ja siis kukutakse lihtsalt endal käeluu koha peal puruks. Päriselt niimoodi võimalik. Jah, ei üldjuhul, kui sul on teatud hoo pealt kukkudes tee on vaba, siis sa pigem libised. Kui sul on otsene kokkupõrge liikluses, eriti tänavaliikluses on see tihtipeale vastu autot, siis või vastu äärekivi kuhugi, siis seal ikkagi see tagajärg on ja natuke nutusem. Arusaadav, aga ärme räägime nendel õudsetel teemadel enam. Mina mõtlesin, ma ulatan sulle põhimõtteliselt päästerõnga järgmiseks kevadeks 2026 märtsikuus kõikidel naistel tuleb kevad pähe ja jalgadesse ja nemad hakkavad endale rattaid valima ja ummistavad ära sinu postkasti. Et sul on praegu üks võimalus lahendada see. Las nad ummistavad. Ja öelda, aha, sulle meeldib. Mulle meeldib suhelda ka. Muidugi meeldib. Mulle meeldib suhelda ka, aga lihtsalt ja mõnikord on tõesti see, et nagu neid küsimusi on nii palju. Aga mis on 3 põhilist asja, mida inimene peaks silmas pidama, kui ta hakkab endale valima sportratast just? Nagu rattaspordi jaoks sobiliku ratast. Selge on, et mina siis praegu kasutan enda mõttes ära, et seal ei tohi olla seda punutud korvi ees. Aga mis sinu need 3 soovitust on? Või nagu fookus paika, ehk siis kas maanteeratas või gravelratas või maastikuratas. Täna, kes on ikkagi maantee suunitlusega, kellele meeldib maanteel käia sõitmas, aga samas tahaks ka aeg-ajalt võib-olla eksida mõnele ägedale kruusateele ära, siis mina ütlen täna, et võtke gravel ratas ja võtke sinna juurde näiteks teine paar jookse, kus te panete lihtsalt maanteerehvid siis peale. Siis kindlasti enda jaoks see eelarve paika. Kui seda paigas ei ole, siis ongi kõik on nagu mingi wow. See ei lõppe kunagi. See ei lõppe kunagi. 300-15 000 vabalt. Mine osta kohe sealt poest letist saad on ju endale kätte. Aga üks asi, mida ma kindlasti võib-olla ise ikkagi sellisele treenivale ratturile, kes läheb maanteele või siis kruusateele sõitma, siis kindlasti mina soovitan, et kui te võtate endale ketaspiduritega ratta, siis võtke hydraulilised pidurid, mitte mehaanilised ketaspidurid. Seal on juba treenival ratturil vahe sees, kui kiiresti ta saab vajadusel pidama. Ma oma naisele võtsin ikka õige rattast tuleb välja. Kõik on õige. Tunnen hästi ennast praegu. Ja kõige olulisem, et kas see sõit hakkab meeldima või mitte, on see, et see raam peab olema õige suurusega. Ei ole nii, et naabri Ants ütleb, et kuule mul see XL ratas, et osta see ära, ma annan sulle hea hinnaga ja siis see naine on ise 1,50 m pikk. Pigem jah, väiksem kui suurem oleks siin ka minu nõuanne. Aga et mulle praegu tundub, et mina omast arust punusin sellise lõksu, et sa võiksid rääkida need naistele mõeldud soovitused ära, aga sa vastasid üsna sooneutraalselt, et need asjad kõik, mis sa mainisid, need tegelikult fookus paika, siis eelarve paika ja ketaspiduritega hydrauliline süsteem oli on ju kuidagi niimoodi. Ma praegu proovin käigu pealt nagu kuidagi parafraseerida ja siis, et raami suurus määrab tegelikult nagu seal fluidumi siis on ju. Et kõigile meeldib, mina mäletan ka, kui ma kunagi trummi hakkasin mängima, ma tundsin, et selline tunne, nagu sina tundsid oma spordiala ära, ma tundsin oma nagu pilli ära, nagu kodus. Aga mul oleks selline küsimus, et siia vahele, et kui oluline see värv on? Minu pealt küsida. Ei, no trummipulkadel kindlasti mega oluline. Trummid, olgu lõbedased, nii et ikka kaunis. Aga Anna, kuidas ratastega lood on? Kui oluline naistel see värv on? Kas värv loeb või ei loe? Või ikkagi loeb palju? Või ei loe? Või loeb? Issand. Tead, üks päev ta loeb ja teine päev ta ei loe. Ehk siis, kui mul on ikkagi valida, on see hea, on minu täpselt kõik sobib minu mõõtudega, kõik on ideaalne. Et ei ole vot see värv, siis ma ikkagi valin selle ratta ja siis see värv on teisejärguline, sest ma saan oma ilusate riiete, kingade, sokkidega, kiivriga, prillidega, kõik saab balanssi teha. Aga see, kui see on nagu õige värv, aga vales suuruses või midagi muud on seal valesti, siis see nagu värv lihtsalt lõpuks ei mängi seal rolli, kui see tunne ei ole hea ja mugav.
sest ega see ei ole ainult naistel, ka meestel on. Ma arvan, meestel on võib-olla isegi rohkem. Jah, et see on täpselt, sest see on mõnes mõttes nagu elustiil, et sa oled ma kasutan võib-olla natuke halba sõna, wannabe jalgrattur, eks ole, noh, kes ma ka ise antud hetkel juba olen. Ja kui sa lähed selle, ütleme, grupiga välja või laagrisse või ütleme trennigi, siis tänapäeval ikkagi selline suhteliselt peeglis nagu moepolitseiniku pilguga vaataks ikkagi ennem üle, et mis seis on. Ja ma arvan, et see on ainult naistele, et see on ka meestel on, ma olen nõus, et mehed vaatavad ka, et asi oleks ikkagi korrektne, soliidne kõik. Ja siis ma hakkasin just selle pealt nagu mõtlema, et naised üldjuhul sätivad ennast veel kauem peegli ees, et seal võiks nagu need värvitoonid ja need lahendused ja see mäng võib seal pikem olla seal peegli ees. Tead, ma ei tea, võib-olla ma võtan selle podcasti juhtimise enda peale, aga lihtsalt see tõi täiesti huvitava selle on ju mõtte välja, et ka mehed, et meeste jaoks on ka see elustiil ja see väljaminek ja treeninglaagrid ja võib-olla ma tahaks nagu sellist teemat puudutada, mis on siis keskea kriis, mida hästi tihti, kui inimesed saavad seal 40, 45, 50, eks ole, tänapäeval juba 50 ei ole mingi vanus, see on täiesti nagu teine noorus on ju, inimesed nagu elavad nii hästi, siis kui keegi leiab enda jaoks uue ala, ütleme leidiski rattasõidu või leidis, et tahab endale uut ägedat ratast, siis mingi seltskond on selle inimese ümber, enamasti ma arvan, et see on just meeste seltskonnas, on see, et kas sul on mingi keskeakriis või vaata Unol on mingi keskeakriis, tõmbab siin mingi kileviineriks ennast, on ju. Tegelikult see on nagu nii äge, kui 40 või 45 või 50 aastane inimene, kes on kasvatanud oma lapsed ja Eesti maksumaksjad üles, pesast on lapsed välja lennanud, nüüd jääb raha endale alles ja saab lubada täpselt neid asju, mis endale meeldivad, sest minu meelest nagu ostke ja minge ja nautige, nagu need inimesed, kes keskekriisist. Aga kes naised, kes trenni tulevad, siit kõrvalt kohe küsin, kas nad tulevad perede kõrvalt või paljudel on tekkinud nüüd see aeg ka, kui lapsed on juba ikkagi juba kooliealised või juba ütleme seal põhikooli gümnaasiumiealised saavad ise hakkama, et ei pea neid autoga sõidutama, sest see autoga sõidutamine, see on ikka väga populaarne tegevus siiamaani, et kas on sedasi või? Tead, minu naiste sõitudel käib väga kihvt kirju seltskond, on vanaemasid, on naisi, kes on alles ülikoolis, on naisi, kes põhimõtteliselt eile sünnitasid, käisid vaata ka sõitmas, on ju, kui olid veel beebi oli kõhus, on ju, meil enda grupist üks lapsuke saabki 1-aastaseks siin kohe, kes tegelikult oli emme kõhus siis, kui meil need sõidud toimusid, et seal on erinevas vanus, erinevaid lapsevanemaid, kellel on erinevas vanuses lapsed ja pigem ma ütleks, et neid, kes on ülikooli lõpetanud, väga palju võib-olla isegi ei ole, no neid lapsi, et ikkagi on sellised 7, 8, 15, 17, aga need inimesed ise oma selle liikumisega on oma perele ja lastele eeskujuks. Nii et seal ei ole sellist asja ka, et ma ei saa tulla neljapäeva õhtul sõitmast, et ma pean olema taksojuht. Sest need lapsed on treenitud nii, et nad oskavad ka ise rattaga oma täpselt trenni sõita või kooli. Just, ja mulle tundubki, et sa siin, kuidas sa ütlesid, et sa oled nagu julgustaja ja paljudes mõtetes see on nagu nii täpne nagu termin või tõlge sõnale influencer. Ehk et kuidas mõjutus toimubki siis sellise sisemonoloogi nagu rebalansseerimise mõte, et sa tood välja võib-olla isegi nagu läbi eeskuju, tood välja nagu positiivseid argumente millegi poolt piisavalt, et inimene siis saabki julgustatud. Ja ma isegi arvan, et meie vestlus on natuke nagu, ta nagu kaldub sinna poole küll, et justkui, et sa julgustad naisi, aga ma arvan, et ka sinu julgustus on suhteliselt sooneutraalne, et need kileviinerid, mina tunnen ennast nagu mõnes mõttes ära, ma käin, olen vaadanud retuuse ja umbes nii. Ja miks? Sellepärast, et paraku mina ei saa, hakkasin siin lapsega kossu mängima, pärast lonkasin 2 nädalat, on ju. Et tegelikult on rattasport ka midagi sellist, mis panustab millessegi, mis minu arvates on oluline, on tervelt elatud aastad, on ju. Ta on nagu paras koormus liigestele, on ju, ta on hea just nagu mitmetele lihasgruppidele, on ju, ja kindlasti kõik see värske õhk, ma ei tea,
aasta aegade vahetus, kõik see, mida meil on tegelikult vaja selleks, et ilusti aastast läbi purjetada, see tegelikult rattaspordiga kaasa käib, et ma ütlen, et mul on õudselt raske ennast tagasi hoida, ma tahan ka kileviineriks hakata varsti. Tule, hakka ja tegelikult. Ma ei tule värta, see on palju, see on 180 kilomeetrit, seda ma ei jaksa. Tegelikult, kui ma 4 aastat tagasi oma esimese häbeliku video tegin Instagrami, kus ma näitasin näppudega, miks naistele sobib rattasõit, sest ilmus 8. märtsil ehk naistepäeval välja see video, siis minu Instagrami suunitlus oli ikkagi nagu naistele ja mingi aeg mul käis see switch ära, kui mulle hakkasid kirjutama mehed, küsima sadula probleeme, pükste probleeme, mis on minu meelest nii äge, et ma olengi suutnud inimesele pakkuda sellise julguse või turvalise keskkonna, kus ta ei tunne mingit valehäbi, et ta on näiteks, ma ei tea, 39-aastane mees ja ta küsib nooremalt naiselt mingi sadula kohta või ükskõik mille kohta nõu. Eesti mees areneb, kuuled ju? Paneb lausa imestama. et tegelikult ma isegi võib-olla nagu tunnen sellest puudust, et tegelikult miks mitte teha meestele algajate grupp niimoodi samamoodi, et me saame platsi peal kokku, nagu miks mees peab oskama korraga, ma teen naistele platsi peal harjutusi tihti, me ei lähegi sõitma, vaid me läheme platsi peale harjutama, siis ma teen neile igasuguseid ebamugavaid harjutusi. Pead sõitma nii aeglaselt kui vähegi võimalik, väga paljudel läheb tasakaal siis kohe ära, aga see on üliideaalne valgusfoori taga, sa ei pea kohe esimese asjana võtma endal kinga lahti, vaid sa oskad enda rattaga seista koha peal. Siis pudeli andmine kellelegi teisele, kes seisab näiteks või kes sõidab vastu, sellised tasakaalu harjutused, et miks nagu täna ma arvan, Tartu ümber sõitvad naised on nagu kõvasti osavamad kui need mehed, kes kütavad seal pealinksu all lihtsalt mingi 40 kilomeetrit tunnis. Et tegelikult ja ei julge küsida, et ja, kuule, kuidas see käib. Mina näiteks olen selles olukorras küll, et mina pole oma elu sees pannud jalgu niimoodi, et paned need mingid, mis need kingad. Rulluisud jalas, mis on selles, paned nagu nauh sinna kinni. Minu arust see on eluohtlik. Kuidas see käib, ma ei kujuta ette. Ei, ohtlikku seal midagi ei ole tegelikult. Ohtlik on minu meelest see, kui sul on jalg pigem see pedaali peal lahti ja sa sõidad suurel kiirusel. Ma panen väga hästi, nüüd vahepeal tõmban brrrr ja panen edasi. Et see mõtlesin, meelega panen brrrr, see on hea brrrr. Et kui sa teed selle meeste gruppi, ma tulen. Väga hea. Pärast ka ma võin olla vabalt see pikk see varras seal, ma olen kõige lollim ja kõige aeglasem õppija, siis teised tunned ennast kohe nagu niimoodi. Oota, aga teeme ära siis 2026 kevad Tallinnas meeste grupp näiteks. Vaatame, kas tuleb. Toomas on ära kuskil. Ei ole, ta on nurga taga. Toomas sa ka va? Väga hea. Silver ka, jah? 3 meest siis. Aga Tom ei lubanud mul midagi muud peale Colnago osta, nii et ma pean hakkama. Siis sa võib minu kontot jälgida ka siin, siis saad äkki mingi teise brändi mõjutust. Okei. Ma just tahtsingi, mul on nii palju küsimusi sulle. Aga ma treeneri koha pealt läksid edasi, et palju sul neid kilomeetreid siis koguneb juhendamisega? Ei kogune, tegin naljaka lihtsalt kuidagi vaatasin Stravas oma neid naisi, kellega me nagu kõige rohkem kuidagi oleme suhtlema jäänud, siis vaatasin huvi pärast, kes kui palju on sõitnud, siis vaatasin, Jesus, ma olen kõige vähem sõitnud. Normaalne. No tegelikult on normaalne, sest ega nad ütlesid ise ka, meil oli, eile just saime 20 naisega kokku, käisime bowlingut mängimas ja näitasime, millised me tegelikult siis välja näeme ilma kiivri ja prillideta. Ei tunne äragi. Ei tunnud äragi, kus juures paljud kõndsid niimoodi sisse, vaatasid, kas on ikka õige laud. Täpselt, et naised just eile ütlesidki seda, et aga kuule, et seal maastiku trennides, et sa ju ise seisid tõusu otsas ja filmisid meid, aga sa kordagi ju seda tõusu ei sõitnud, et eks see juhendaja töö olegi vaata selline, et sa nagu näitad niimoodi ette. Õiged vanakooli treenerid õlle kõhuga vaata seda raja ääres vile ripub ja saab päris sinna kategooriasse lähe. Mul on mingi friikartuli või pastakõht võib olla. Aga mina olen mõelnud niimoodi, ma tahaks langevarju instruktor olla. Midagi ei tee, kunagi ise ei julge hüpata. Siin ei pudruta midagi hüppa. Aga et minnes korraks, meil on siin unistamise saade. Algusest peale. Üldse see rattalõvi on unistus. Et me tahaksime et kõik Eesti inimesed sõidaksid jalgrattaga. No seda nagu nii. Me nii madalalt ei unista. Me tahame, et kõik inimesed, kes kunagi 11 000 aastat on siin öelnud, okei. Et tegelikult me tahaksime, unistus on hästi lihtsalt, et kas või kui ainult üks inimene avastab enda jaoks
just rattaspordi natuke rohkem läbi nende podcast'ide kuulamise, siis me oleme juba nagu täiesti võidus. Oletame, et neid on 10 või oletame, et neid on 100 või 1000. Me ei oska öelda, aga et teine asi, mis meid väga huvitab ja kuhu me tahame unistada, on see, et Eesti võiks mõnes mõttes komistada nagu avatud silmadega selle otsa, et rattasport on millegi pärast meile sobilik. On meie nagu rahvale ja võib-olla meie kultuurile, ta on ka nagu spordilooliselt, on ju, spordi ajaloos on olnud üks võib-olla silmapaistvamaid alasid ja pikema aja jooksul, on ju. Et me tahaksime tegelikult, et see oleks mingisugune selline vedru, mis tõmbab ka nagu tuleviku noori spordi ja rattaspordi juurde ja äkki teeb Eesti 100 korda suuremaks. No me unistamine on tasuta, me muudkui aga unistame ja väikeste, aga kindlate pedaali vajutustega me muudkui liigume sinna tõele lähemale. Seega, küsimus on ka, tahaksin sinu käest küsida, et kui sa saaksid nüüd niimoodi unistada ja suhteliselt laia pintsliga, et siis sa alustasid siis 4 aastat tagasi, ma saan aru, 8. märtsil nende Instagrami postitustega ilma selge pildita, et kuhu ta välja viib, on ju. Nüüd praegu sa tead, kus sa oled, aga et missugune on see unistus, kus sa süües kasvab isu, ega sa ei, arvatavasti, et ütled, 1 miljon naist võiks minuga sõita rattaga, aga siis oled miljoniga, paned sealt, mõtled vähe, on ju, et kus tegelikult sul see ambitsioon nagu on, missugusena sa kujutad ette oma seda mõju? Ärme seda aega üldse panegi. Kuhu sa tahaksid välja jõuda? Millest sa unistad? Päris keeruline küsimus. Muidugi. Võib-olla ma ei oskagi nagu nii isiklikult seda unistust siis suunata või nagu, et enda isikupõhiselt. Aga pigem ma unistangi sellest, et see, mida mina teen, jah, praegu juba on mingid inimesed saanud ka sellest inspiratsiooni, et teha sarnast asja mujal oma linnas. Ja ma lihtsalt loodan, et see eeskujuks olemine, see, et ma reaalselt teen tasuta seda. Ma ei küsi, inimesed tulevad mul naiste sõidul küsivad, kellele või kui palju peab maksma. Sa ei pea kellelegi maksma, et see on tasuta, on ju. Sa lähed täna padelit mängima, ilmselt sa maksad seal treeneri väljakurendi, mille iganes eest, on ju. Ja ma leiangi, et see, kui me tahame jõuda oma alaga kuhugi, siis ei piisa ainult mingitest dollarimärkidest silme eest, vaid tulebki seda võtta oma isiklikku aega. Ja see ei tähenda see, et keegi kuskil võtab, vaid näiteks Rene mõjutab sind sõitma, sa sõidad 5 aastat, näiteks oled juba see Kile Viiner on ju, kes sõidab oma maantekaga. Oota, Viiner on mingi pehme asi, ma olen ikkagi mingi Kile... Sardell või? Oota, mõtle, ma olen suitsuvorst. No oled Kile suitsuvorst, sõidad 5 aastat, tunned, et nüüd sina oled ka valmis, et omakorda anda neid teadmisi edasi, mida Rene on sulle andnud. Ehk siis see ongi täpselt selline, et nii nagu mul oli nende naiste sõitud eesmärk, et ma annan nendele naistele tiivad, ma õpetan neile need ABC selgeks ja siis nemad lendavad pesast välja, tulevad uuel aastal uued, keda jälle niimoodi välja koolitada. Ja nagu ma arvan, et see, kuidas me ühiskonnana siis saamegi seda rattasporti kasvatada, ongi see, et oled harrastaja, tunned, et pagan, et mul vist ikka nagu mingid teadmised on rattasõidust, on ju, võta kolleegid, võta endal mingi laste, sõprade, vanemad, vii nad sõitma nagu kõik, minu meelest saab kõik saab alguse sellest enda initsiatiivist ja kogukonnast, sest et mina alustasingi seda asja lihtsalt sellest, et rattasport on andnud mulle väga palju, ta on andnud mulle minu abikaasa ja minu parimad sõbrad ja ma tundsin, et mina tahan nüüd midagi vastu anda. Et see on nagu minu kodaniku kohustus täna Eesti riigis. Ja ma ei tea, mõni valib annetamise. Mina valisin selle, et mina lihtsalt oma ajast väga palju annan ära lihtsalt inimestele, et anda sotsiaalmeedia kaudu väärtust edasi, sest ma ei suuda panna mingi see seina taustal pilti, et mina ja sein, et palun laikige,
vaid ma tahan, et inimesed, kui nad käivadki seal sotsiaalmeedias, siis nad saaks mingit väärtust. Ja kõik need sõidud ka, et kui inimesed käivad, et nemad saaks hea tunde, mida siis omakorda edasi jagada. Üks inimene saab hea tunde, ta jagab seda edasi enda pojale ja mehele, nemad omakorda jagavad edasi oma kolleegidele või koolikaaslastele ja nagu see pall läheks niimoodi veerema. Geniaalne. Ja ma ütleks väga tubli. Aga kui tubli sa ise sportlasena oled, kuna mina olen see nüüd sportlane siin kõrval, siis rattamaratonil käisid? Käisin, nautisin 86 kilomeetrit. Teame, milline ilm oli rattamaratonil, eks ole. Sai nautida vist küll, jah? Ja mulle meeldisid need AK-sse antud intervjuud. Eelmine aasta oli kusjuures vastupidine ilm, päike, kuiv. Ma saatsin õhtul Indrek Kelgule sõnumi, et tead Indrek, et see oli nagu 7 korda ägedam rattamaraton kui eelmine aasta. Sest see oli lihtsalt nagu mingi challenge, selline väljakutse, selline äge porin. See ei ole lihtsalt see, et sa paned nagu käigud paremale ja siis kütad. Mõtle, kui pettunud olid need, kes läksid oma eelmise aasta aega ümber sõitma. Ei no mina ka oma eelmise aasta ajas ma sõitsin mingi 45 minutit aeglasemat vist, ma lihtsalt nautisin seal. Huvitav, see kõlab natuke nagu golf, et sa võistled ise endaga ja kogu aeg teiseks nagu. Et selles mõttes ajab närvi, aga ma kuulasin sind ja ma pean ütlema, et ikkagi kohutavalt inspireeriv. Et see, mida sa ütled, see on nagu positiivne domino, et see nagu sina mõjutad kedagi, ütleme, teadma ja nautima sellest rattaspordist ja siis tema omakorda viib selle edasi, aga kellel ta viib ja kuidas, neil pole rattaid, mis värk on. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et rattasport on kõige ligipääsetavam spordiala, sest sul tõesti, sul ei ole vaja golfi väljakuid, sul ei ole vaja kossu platsi, sul ei ole vaja mingit, ma ei tea, jääd, et jäähokit mängida, sul on vaja lihtsalt nagu tahet mingitki sorti jalgratas, on ju, et algust teha ja seda saab igal pool, lihtsalt reaalselt igal pool ja võta kasvõi see pool kilomeetrit ja kütta seda on ju 100 korda. Saaks korda. Kohe vaielda, et kõige ligipääsetavam on jooksmine, aga jooksmine see on juba profidele, ma ütleks, et rattas jooksmine väga keeruline õigesti ja nagu niimoodi teha, et sa ehitad rohkem kui lõhud, et selles mõttes on võib-olla kepikond, et võtad kuskil 2 oksa ja lased, aga ütleme, et siis nagu mingisugusegi varustusega spordialadest on ta kõige lähem ja ligipääsetavam. Mulle tundub, ma ei tea, võib-olla ma eksin. Sa ei eksi ja võib-olla siin ongi hea selline lisa rääkida sellest, et mina, eks ole, olen seal figureerin selle julgustajana, ma olen vormis, kenasti vormis, mul on ilusad riided, ilusad kingad, ilus kiiver, super ratas, lagiratas. Ja siis võib mõelda mõni inimene, kes on võib-olla hetkel ülekaaluline, tal ei ole neid riideid, tal ei ole seda head ratast ja ma lihtsalt nagu tahan, see tuleb päriselt südamest, et mitte kedagi vähemalt sellest minu naiste seltskonnas. Ma olen need naised nagu, ma ei tea, kuidagi minu ümber on kogunenud sellised naised, kes mõtlevad või on kuidagi samade väärtustega ja tõesti meil on jumala savi, millise rattaga keegi tuleb, peaasi, et see on rehvid peavad õhku ja see kett on ikkagi veidikene õlitatud, aga et ei peaks inimesed põdema seda, mul on mingine vana ratas või ma ei tea, mingi alumiiniumraamiga ratas, sest me kõik oleme kuskilt alustanud ja mina täpselt samamoodi enda selle säästumarketi kiivriga, selle 4XL mingi see ema sõbrannalt saad mingi rattasärgiga, retuusid lihtsalt jalas ja nagu alumiiniumraamiga nagu tõesti naljakas näeb nüüd see ratas välja, aga tookord ei olnud lihtsalt paremat, et me kõik oleme kuskilt alustanud ja see pigem see ongi nagu, kui see ala hakkab meeldima, siis seda upgrade'i või seda saab alati nagu teha step by step, et nagu samm-sammult, et ei ole nagu vaja kõike kohe. Lihtsalt ongi see, et kui sul on tahe, siis sa oled juba võidus. Väga hea, mul on vähemalt 2 küsimust veel. Kas sa, ütleme, et mina, nii palju kui ma aru sain, mõistsin, et sina hakkasid seda jalgratta julgustamist tegema nagu peaaegu spontaanselt, aga kindlasti sa oled nüüd
nendel kas järgnevatel aastatel või varasemalt oled kedagi näinud maailmas sarnaseid asju tegemas. Kas sul on eeskujusid maailmas, ükskõik Ameerikas, Austraalias, kes justkui mõjub või mõjus sulle inspireerivalt või keda sa tahaksid välja tuua, et kelle mõju on sind kuidagi võib-olla tiivustanud? Või sa oled maailmas esimene? No see võib olla. Tõesti, mul ei ole selliseid eeskujusid, kelle eeskujul ma hakkasin seda tegema, aga ma olen elanud Monacos. Seal inimestel on väga teised väärtused kui minul. Ja seal oli tõesti mõned inimesed, kelle pealt ma vaatasin, mina ei taha selline naine olla. Ja vot sealt tuli see, et... niimoodi. See on päris hea, see äraspidine selline. Jah, täpselt. Kuigi ma julgeks ka kõrvalt vaatena mõnes mõttes kaasa rääkida siin, et võib-olla Anna ongi üks esimesi või üks vähestest, kes sellisel kujul võib-olla kaasab. Naistes. Meestes neid on, aga naistes on kuidagi pigem tagasihoidlik just selles stiilis naiste kaasamine. Pigem on mehena, vaadates sotsiaalmeediat, sa näed ikkagi seal naisterahvaid ratastel, kes näitavad rohkem seal ise ennast ja ilusat varustust kui seda, et nad tahaks kaasata kedagi tegema seda, mida nemad teevad. Päris huvitav. Et selles mõttes väga altruistlik, kui kuidas öelda. Et... Vähemalt empaatiline altruistlik, aga ja nüüd teine asi on, et ma olen täiesti kindel, et seda Rattalevi podcasti vaatab vähemalt 2 inimest, kes võib-olla ei ole veel sinu Instagrami jälgijad, et kas sul on nüüd täis või sinna veel mahub mõni? Sinna veel mahub korralikult. Muidugi hakake jälgima ja kui ma postitan midagi, siis ma siiralt palun, et kui mul on mingine üleskutse, et anna teada kommentaarides või jaga edasi seda videot, et inimesed teeksid. Sest ma saan aru, et inimesed, kes ei ole sotsiaalmeedia maailmas, nende jaoks see like või mis iganes on suhteliselt savi, aga tegelikult inimesed, kes loovad sotsiaalmeedias sisu ja annavad päriselt väärtust edasi, mitte lihtsalt ei promo ennast ja enda varustust, siis tegelikult see läheb väga korda. Muidugi ja mõjutab algoritme ja täpselt ja ma näen ka selle pealt, kas see on ka siis väärt see sisu, mida ma teen või pigem ma panen pillid kotti ja ma ei tea, tulen sinu juurde trumme õppima. See on väga hea mõte. Ainuke asi, et need on nüüd 2 ala, mis mitte ainult nagu füüsiliselt ei sobi kokku, vaid ka nagu semantiliselt ja folkloorselt ei sobi kokku. Et kõige halvem asi, mis üldse eestlasel saab juhtuda, ükskõik mis alaga ta tegeleb, kas või poliitikud valimistel, et kui ikka kaika keegi kodarasse paneb, see on kõige halvem asi, mis üldse saab juhtuda. Et soomlastel näiteks, et on lume ja suusatamisega ja siis selle lume tonaalsusega, et see on kõige halvem asi. Aga eestlasel on, kui kaigas kodarasse satub, nii et peame otsustama, kas trummid või rattad. Vaatame Instagrami põhjal siis. Aga nüüd talvepuhkus, on ju ratturitel talvepuhkus, siis on justkui paras väheke trummi taguda. Õige, öösiti. Või kuna te naistega nüüd uuesti alustate, et talvel on ikka liiga külm Eestis või ei ole teie jaoks? Ma ei tea, nagu võib-olla ei saa kõigi naiste eest rääkida, aga ma ise küll näiteks, kui ma Monacos olin kogu aeg talvel ära, siis ma tundsin just sellest Eesti lumest ja talvest puudust ja eelmine aasta ma terve talve otsa sõitsin ainult õues, sest et minu jaoks pukisõit on maailma kõige nürim tegevus ja siis kui sina noor olid, on ju, mina noor olin. Oota, me oleme Reneega väga noored. Kui me lapsed olime. Väga hea, siis minu eraldi välja tõid, vaata, Ahven on nii vana juba, et ega see noorust enam ei mäleta. Kui me lapsed olime, siis meil olid ikkagi ju pukk oli rullikute peal, ilmselt sul oli ka puidust puki peal sõitsid või rullidel nagu? Ei olnud kusjuures. Okay. Mul oli korralik O-rattaga, aga ja rullikute peal jah, aga puidust ei olnud. No ja vaata, meie oleme selle rullikutel pukil üles kasvanud, eks ole. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga minu jaoks see nutipukk ja kõik see Swift on minu jaoks nagu nii võõras ja see ei ole nagu päris see rattasõit, sest et seal sa ikkagi ei pea seda ratast tasakaalus hoidma, sest nii kui sa pilgu seal tõstsid või mis iganes väikse vääratuse tegid, siis sa käisid see pukilt lihtsalt nagu
maha. Päriselt või? Ja et lihtsalt mina ei ole see, ma isegi ostsin endale esimeseks pukiks nüüd täiskasvanuna selle rullikutel puki, siis ma ütlesin, et mina selle tagant kinnise peale ei lähe, sest see on lihtsalt nagu nii nüri kui vähegi võimalik. Ja talvel ma sõitsingi 4 korda pukki ja käisin ainult õues sõitmas lumes, et see kuidagi ülikihvt. Ka mina olen ehtne vana kool, tuleb tunnistada, sõitsin ka rullikute peal see talv. Ei sõitnud selle kinnises visti peal või ma ei tea, mis need kõik erinevad eliidid ja asjad variandid on, aga tunnen natuke ebapuudust vist, et see kesk- ja kriisivärk panna ja rullikute peal ei saa seda kätte. Aga kuulge, kui teile nüüd panna seal dünamod külge, kui te seal väntate toas, siis mingisugused mikrolaineahjud toidate ära või? Kui panna seal 450 vati peale 30 sekundit, et seal väike röst teha, siis saab hakkama vast. Väga hea, kuulge, nüüd me teame, et Eesti Energia on hoopis need pukkide peal rattasportlased. Mina kätte ette ei paneks. Nii, aga igatahes me oleme rääkinud minevikust, me oleme rääkinud olevikust, me oleme natukene proovinud rääkida tulevikust, kuigi see väga spetsiifiliseks sellega ei läinud, et missugune on see nagu see grande visioon, aga võib-olla niimoodi ongi lõbusam, et ütleme, ei jää kinni mingisse ühte sellisesse dogmasse, et kui sinna ei jõua, et siis on midagi kehvasti, et mulle meeldib, et Rattalõvi podcasti ja sinu tegemiste nagu ambitsioon on üks kirgastatud inimene korraga ja see juba siis kuidagi ütleme põhjendabki kogu selle pingutuse. Mul on üks väga oluline küsimus veel. Kuidas sa väntad koer süles? Või mida Motu teeb siis, kui sina oled spordilainel? Motu magab täpselt samamoodi kodus sellel ajal, kui mina sõidan. Temaga võidud, ta ei ole siuke jooksupoiss, ei ole? Ei no. Ta vaatab siin praegu sellise pilgu, mis küsimuse sa küsisid. Mina olen pakikal. Motul on täpselt see, kui sa ütled, et ta ei ole jooksupoiss, siis ma küsiks, et kui su vastas istub koer, kes jookseb 60 kilomeetrit tunnis, siis milline koer nagu on jooksupoiss? Ei no, ja ta on lendur siis. Ta on lendur, et me ikka oleme mõnikord teinud seal oma kodumaja eest niimoodi, kui Rein näiteks tuleb trennist või mina, et siis me seal viimase spurdi nagu teeme niimoodi kõrvuti ja ta on ikka väga kiire, et tema saab selle stardikiirendusse saab tema kätte. Ilmselt talle sellest piisab, siis ta laseb juba jala sirgu. Väga hästi. Ja nüüd ma ikkagi küsin, mulle meeldib see pikk perspektiiv, sellepärast et me alustasime sellel kevadel Rattalõviga ja minu arust meil on kenasti läinud ja me kavatseme terve talve ragistada ja siis järgmisel kevadel tulla nagu kile ja viinerid ja mina igatahes kavatsen mingi pahanduse teha, mingil sündmusel kaasa teha. Pahanduse? No ja nagu minna rattaga nagu sõitma kuhugi. Et kas on mõni selline sündmus, rattasündmus, mida sa just kui paned inimestele nüüd silme ette, et kulge, nii, tegeleme, toimetame järgmine aasta, võt sellele sinna me oma vormi ajastame, niimoodi ütlevad sportlased, jah? Jah. Kas sul on mõni selline põlev rõngas, kus sa tahad järgmine aasta läbi hüpata ja võimalikult paljude naistega ja võib-olla nende uue pesakonnaga, kes tuleb ja omale värsked tiivad on saanud? Kas ma võin pikalt vastata või? Tunne ennast vabalt. Okei. Ma ikkagi lähen nende naiste sõitude juurde korraks tagasi, eks ole. Kui ma neid tegema hakkasin, siis ma kordagi ei tahtnud naistele mainida mingit võistlusi. Okay. Et lihtsalt tavaliselt ongi, kui inimesed avastavad enda jaoks selle ala, hakkavad tegelema. Väga okei on tegeleda alaga nii, et sul ei ole ühtegi eesmärki. Sul ei ole mingit treeningi eesmärk, sul võib olla ainus eesmärk, et 2 korda nädalas jõuan õue sõitma. See on üli okei ja minul on endal täpselt sellised eesmärgid. Mul ei ole treenerit ega võistluse eesmärke. Aga meil Tartumaal on üks väga äge temposari, Transstar temposari, mis toimub 5 korda siis suve jooksul või kevade jooksul.
ja mingi hetk, kuna ma olen ise temposarja fänn täielik, siis mingi hetk ma ütlesin naistele, kuulge, et teate, et nüüd on nagu viimane etapp, et äkki te tahate tulla proovida, et see on nii kihvt, sest reaalselt nagu minu jaoks rattaspordis võistlemine ongi iseenda vastu võistlemine, et lihtsalt näha, kuhu ma täna jõuan ja kas ma pingutan ja nii edasi. Ja reaalselt tuli 10-12 naist starti. Päris korralikult. Väga korralikult ja siis see oli nii tore, kuidas nad ootasid seal finišis nagu neid oma neid naisi või nagu neid meie naisi ja siis elasid kaasa, kes iganes finišeeris ja mina finišeerisin viimasena ja siis mulle esitati ainult üks küsimus ja mis sa arvad, mis see võis olla? Millal on järgmine? Miks sa meid varem ei kutsunud? Niimoodi. Ja need samad naised käivad siiani sellel temposarjal ja minu meelest see temposari ehk siis eraldi stardisari ongi selline ainus võistlusformaat, mida ma ka tegelikult algajale soovitan, sest seal sa ikkagi võistled iseendaga, sa ei pea kartma neid teisi kõrval olevaid võistlejaid, sest neid ei ole, sa stardid üksinda. Aga ma loodangi, et sinna uuel aastal ma loodan väga, et esiteks see sari jätkub, sest meil Eestis on täpselt samamoodi käivad need võistluste korraldamised inimeste pereelude ja vaba aja arvelt. Ja ma lihtsalt loodan, et need korraldajad leiavad jõudu, et nad ka järgmisel aastal jätkavad selle sarjaga. Tervitame neid siin samas. Ja, täpselt. Ja ma soovingi, et sinna sarjale kasvab kuidagi läbi minu veel uusi osalejaid juurde. Aga nende olemasolevate naistega või siis nende naistega, kellega ma olen korraldanud siis Tehvandil rattalaagreid, siis tegelikult neid, ma ise just mõtlesin siin nädal aega tagasi, et mis järgmisel aastal oleks miski selline sündmus, mis oleks ka natukene selline sotsiaalne, et ei ole ainult nii, et võistlus starti kohe tagasi koju. Ja siis ma mõtlesin, sel aastal toimus esimest korda Muhus Muhu sõõr, paarutades ümber Muhu, ehk siis kujutate ette Muhu see saarek on nii väike täpselt ja seal on võimalik 100 kilomeetrit ja rohkemgi sõita. Nii et sa ei satu samale teele kordagi tagasi. No päris hea. No see on väga äge ja ma käisin isegi seda juulis, see sõit toimus 1. mail, aga mina läksin 19 või juuli keskel seda ise läbi sõitma, sest see tundus nii äge. Ja ma mõtlesingi, et võib-olla 2026 oleks see Muhu sõõr täpselt see, mis tooks kokku need kõik need inimesed, kes on läbi kas minu sõitude või Instagrami saanud julgust, motivatsiooni ja kuidagi seal siis koeral kopi ees juba, et kuidagi siis seal kohtuda ja seal see rada läbi sõita ja teine asi on ka siis valgete teede rattaralli, aga iseasi, kas see toimub, et see on ka selline väga kihvt sündmusüritus, kus siis käia. No väga lahe. Järgmine aasta siis Muhu saarel 100 naised sõidavad. Väga ohtlik informatsioon, aga see on natuke kiiresti ja elujaatavalt ja mitte võidu, vaid ikkagi nagu võib-olla võidu endaga ja lusti pärast, aga Muhu saare kohta jah, selline väike kommentaar, et Muhu saar on 2 korda suurem kui Manhattani saar ja kujutate ette, kui palju New Yorgis Manhattani saarele mahub, on ju. Nii et ma ei imesta, et seal Muhu saarel saab küttarratastega edasi-tagasi, nii et vähe pole. Igatahes, kallis Anna Taaramäe, nii tore, et Tartul on nii hästi sinuga läinud. Ma loodan, et sa küll Tallinnasse. Ma loodan, et kõikide maakondade nais- ja meesratturid kuulavad Rattalõvi podcasti ja saavad inspiratsiooni ja saavad tükikese sinu sellest nagu positiivsest, ma isegi ütleks, et nagu hüperpositiivsest vaatest ja mitte selles mõttes, et kõik on hästi, vaid pigem just see, et ta nii elu terve sõrestik suhtumisi rattasporti ja ma arvan, et meil tõesti läks täna hästi, sellepärast, et selline mees küsis vahepeal ikkagi nagu asjalikke küsimusi ka. Anna ähvardas korraks, et võtab üle saate juhtimise, meil hakkas juba niimoodi napilt, aga saime õige reibel tagasi. Saime õige reibel tagasi. Ja ma tahaksin veel öelda, kuigi me oleme siin väga tervislikud, joome ainult vett, siis Kalve Kohvit me täname kangesti, nemad on meid toestanud meie tegemistele kaasa elanud.
keda me veel. Jalgrattaliitu me täname kangesti just ja kõiki kuulajaid ja vaatajaid ja muidugi Silver Ullikut, kes meie seda podcast'i siin on niimoodi vankumatult salvestanud ja Stuts Tallinn ja igal juhul me tahame öelda, et rattalõvi on tulnud, et jääda. Rattalõvi on üks väheseid lõvisid, keda puuri pole võimalik panna, sest meil on kiiver peas ja hoog on sees. Aitäh, Hanna. Aitäh kutsumast. Aitäh. Ja aitäh, Motu, olid väga tublit vastupidajad. just.